Tere tulemast bränd nimega Sina selle aasta viimasesse laivi, 38. laiv ja selle laivi me otsustasime, et me teeme kahekesi. Võtame aasta kokku. On olnud väga põnev aasta, eks ole, Olesja? Jaa, väga-väga põnev ja kuigi täiesti mitte väga ootuspärane, aga sellega poolest ma arvan, et päris põnev ja me oleme Eveliniga teinud päris palju selliseid asju, mida me muidu ilmselt ei olekski selle aasta jooksul jõudnud teha, näiteks needsamad laivid. Ja, et hüppasime enda mugavustsoonist ka korralikult välja, et kui me saime eelmise aasta lõpus just valmis oma eestikeelse bränd nimega Sina raamatu ja hakkasime tohutu hooga koolitusi tegema, siis märtsikuu pani siis meid sellise põneva väljakutse ette. Et ma arvan, et märtsikuus me vist mõlemad tegime oma elurekordi erinevate Zoomi koosolekute ja koolituste osas. Nii et, aga see ei olnud kõik, sest et me ju alustasime ka tegelikult juba üsna aasta algusest meie laividega, millest täna siis on juba varsti 40. Ja ma arvan, et meie laivid on väga hea näide selle kohta, et kui sa paned eesmärgi paika, isegi kui see eesmärk on väga-väga suur, siis kui sa järjepidevalt tegutsed ja sul on vastutuspartner olemas, siis väga kiiresti saab ka see eesmärk täidetud. Et siis, kui me alustasime märtsis nende laividega, me panime hästi ambitsiooniga eesmärgi, me otsustasime, et me teeme vähemalt 100 laivi. Ja meil tegelikult tundus, et see 100 on hästi suur ja hästi utoopiline number ja olgem ausad, me oleme vahepeal ka juba mõelnud, et kas ikkagi teeme need 100 laivi ära, aga kuna see lubadus oli antud, siis ega taganemist teed enam ei olnud. Ja üllatus, me praegu oleme juba peaaegu poolel teel ja need laivid on olnud vähemalt meie jaoks, ma loodan, et ka teie jaoks väga inspireeriv, et me oleme teinud neid erinevates formaatides. Me oleme otsustanud, et me toome erinevates laivides teie ette erinevaid inimesi erinevatest valdkondadest, et nad saaks rääkida enda persoonibrändi loote. Ja üks väga oluline asi persoonibrändi kohta, mida me oleme avastanud, mis ühendab neid kõiki väga-väga erinevaid inimesi. Arvage ära, mis asi see on? See kirg, mis paneb neid tegutsema, mis paneb nende silmi särama ja seda on hästi-hästi inspireeriv vaadata. Ma usun, et see inspireerib ka teisi inimesi tegutsema ja see on kindlasti ka üks väga oluline osa autentsest persoonibrändist, et sa teed neid asju, mis päriselt sind kõnetavad, neid asju, mis sinu jaoks midagi tähendavad, mis selle sa saad iseennast realiseerida iseenda potentsiaali, aga muuta meie maailma natuke paremaks. Ja, nii et kui me täna tahamegi anda võib-olla teile natukene sellist inspiratsiooni ja mõtteid järgmiseks aastaks, et praegu on ju ideaalne aeg panna oma plaanid järgmiseks aastaks paika, siis ma arvan, et sellest Olesja jutus need esimesed 2 asja võtke kindlasti kõik kasutusele. Et üks on siis see, et kõigepealt lubage mingi väga suur lubadus teistele avalikult välja. Eriti tore, kui te saate teha seda selliselt näiteks, et väga palju inimesi teid kuulab. Ja andke mingisugune tore lubadus ja teine on siis see, et alustage siis pisikeste sammudega ja siis te jõuate kindlasti üsna kaugele. Nii et laivid oli üks selline tore asi ja teine, mida me tegelikult hakkasime üsna paralleelselt nende laividega tegema, et me tegime ka persoonibrändi veebiakadeemiat nii eesti kui inglise keeles ja hakkasime siis ka oma raamatut inglise keelde panema, mis nüüd just, eks ole, ilmus. Ja persoonibrändi veebiakadeemia on jällegi sündinud tänu koroonakriisile, sellepärast et jällegi, kui ei oleks koroonakriisi olnud, siis ilmselt oleks me Eveliniga jätkanud füüsiliste koolitustega, aga mulle ja usun, Evelin, sul ka on väga hea meel, et persoonibrändi veebiakadeemia sündis, sest see formaat andis meile võimalust oluliselt täiendada ka meie raamatut bränd nimega Sina ja anda väga palju praktilisi tööriistu ja põnevaid harjutusi, mis aitavad veel rohkem, veel sügavale minna nii iseenda sisse, et avastada, kes sa siis oled ja mida sa siis tahad, millised on sinu väärtused, millised on sinu tugevused, aga
mis on sinu miks, mis moodustab kokku sellist persooni brändi DNA-d, meie Paagu linnusaba, nagu me nimetame seda, ja siis luua selline väga korralik äriplaan, nagu meie koolitusel osalejad on öelnud, et tegemist ei ole lihtsalt persooni brändi veebiakadeemiaga, vaid korraliku äriplaani loomisega, aga selle äriplaani eripära on see, et see on ehitatud sinu ümber ja see unikaalne väärtuspakkumine, müügipakkumine, mida sa sõnastad siis, kui sa paned enda persooni brändi DNA-d, tõesti võimatu kopeerida, sest me kõik oleme unikaalsed, me kõik oleme erilised ja kõik me erinevad nii tugevused kui ka nõrkused ja positiivsed ja negatiivsed omadused tegelikult loovadki meist sellist autentset, unikaalset persoonat, kellega inimesed, kes jagavad meiega samu väärtusi, saavad samastuda ja loodetavasti tulevikus on ka need meie kliendid. Ja, nii et põnev aasta on olnud, tore on seda kokku võtta ja tegelikult täna me tahtsime lisaks sellele, et teha selline väike kokkuvõte teie jaoks ka, mõtlesime, et me jagame teiega selliseid raamatuid, me mõlemad, nagu te näete, väga palju loeme, aga ikkagi on sellised raamatud vahepeal, mis võib-olla rohkem mõjutavad, loomulikult, et iga hetk on võib-olla eriline, igal hetkel, kui sa loed mingit raamatut, ta võib anda sulle natuke teistsuguse nurga ja hoo, aga need on need raamatud, 10 tükki täpselt, mis on meid mõlemaid selle aasta jooksul siis võib-olla kõige rohkem mõjutanud või andnud meile hoogu, inspiratsiooni, uusi mõtteid ja neid me hea meelega jagaks teiega ka, et siis saate vaadata, kas midagi sealt teid ka kõnetab. Nii et me mõtlesime, panime need raamatud siia kirja tohutu suure vaidluse tulemusena. Valikut oli ju väga palju, aga jõudsime siis 10-ni ja räägime siis äkki nendest 10-st, et miks me neid teile just soovitame. Minu esimene soovitus on selline raamat, mis tegelikult ilmus just eesti keeles ka, on Barbara Corcorani võib öelda, et elulugu või siis tema äri tõekspidamised. Selle raamatu nimi on Ärihai eesti keeles ja miks ma teda soovitan, sellepärast, et tegemist on väga inspireeriva ettevõtja, väga inspireeriva naisterahvaga, kes alustas oma persooni brändingu teekonda tegelikult, ütleme nii, et 80-ndatel, et ta on sündinud 49. aastal 10 lapse perekonnas ja oli siis teine laps ja sai hästi palju innustust oma emalt. Ja tegelikult see raamatu, kogu selle raamatu jooksul ta räägib ka selliseid pisikesi tõeterakesi, mida ta oma ema käest on saanud ja mis on teda ärimaailmas siis aidanud. Ja noores peas ta töötas tegelikult 22 erineval töökohal ja miski teda väga ei kõnetanud, kuni siis ühel hetkel ta otsustas, et ta läheb kinnisvarasse. Ta laenas oma selleaegse elukaaslase käest $1000 ja hakkas siis oma ettevõtet üles ehitama ja ehitas väga palju põnevaid näiteid on seal ja minu jaoks on täiesti nagu persooni brändi piibel, et kui temal oleks sellel hetkel olnud veel see sotsiaalmeedia, täna ta on 70 ja ta kasutab väga tublisti sotsiaalmeediat, et võite vaadata, ta on kõikides kanalites praktiliselt. Ja ta saavutaski sellise kinnisvara kuninganna New Yorgi nii-öelda üldse Ameerika võtmes, tegelikult ka maailma võtmes võib öelda. Ja see $1000, mida ta investeeris, et ta tegelikult müüs oma ettevõtte maha siis $66 miljoni. Nii et erakordselt hea näide, väga palju on seal ka tema sellist sisemist võitlust, et kuidas ta siis julgeb mugavustsoonist välja astuda ka kõikide igasuguste esinemistega, mida meie oleme oma koolitustel kuulnud ju teilt ka, et tema tegelikult täpselt astus neid samasid samme.
ja siis, kui ta selle ettevõtte maha müüs, siis oli ka hästi tore, et kuidas ta siis läks pangaautomaati ja vaatas siis, et mis number siis täpselt tuleb, kui ta võtab selle konto väljavõtte. Ja siis ta läks restorani tähistama seda ja mõtles, et issand, et ta tahaks karjuda kõikidele, et mul on selline number pangakontol. Aga mis järgnes ka see, et tegelikult tal oli selline väike identiteedikriis peale seda, kuna ikkagi vaata elu muutus tekitab selle, aga siis ta leidis enda jaoks hoopis teistsuguse väljundi ja täna ta siis on väga suur investor ja selline endiselt kinnisvara kuninganna, aga tegeleb ka erinevate ettevõtete ja investeerimisega. Nii et ta on üks sellise USA tõsielusarja Shark Tanks siis investor. Nii et väga põnev naisterahvas, väga põnev raamat ja kindlasti soovitan, kui teil vähegi on huvi ettevõtluse vastu, kinnisvara vastu, persoonibrändingu vastu või üldse kuidagi oma mugavustsoonist välja tulemise vastu. Nii et ja tundub väga põnev ja pean tunnistama, et mina ei ole seda raamatut veel lugenud ja kindlasti lisan seda enda lugemise nimekirja järgmiseks aastaks. Mina soovitan soovitan edasi, sellepärast et seda raamatut on soovitanud Timo Porval oma turunduslaborisse ja mina võtsin tema mõttest kinni ja just hiljuti ja kuulasin tegelikult trennides, väga soovitan, see on väga hea lifehack kuulata, mitte ainult lugeda raamatuid, vaid ka kuulata neid. Ja see raamat on siis ühelt väga edukalt USA investorilt Ray Dalio, raamatu nimi inglise keeles on Principles, Work and Life, eesti keeles siis printsiibid või põhimõtted ja ta räägib sellest raamatus sellest, kuidas ta on üles ehitanud väga suurt investeerimisfondi, millised on olnud tema töö ja elu põhimõtted. Tegemist on väga inspireeriva raamatuga, ta räägib ka enda kogemusest sellest, kuidas inimesi valida, kuidas inimesi juhtida, kuidas ka edukat ettevõtet üles ehitada, aga hiljem ka tagasi astuda ja oma ettevõtet üle anda niimoodi, et ka selline brändi ja ettevõtte DNA säiliks ja ettevõte jätkaks samamoodi väga edukalt. Ja see raamat kindlasti annab väga palju uusi mõtteid ja ideid just selle koha pealt, et kuidas süsteemselt üles ehitada ettevõtet, kuidas süsteemselt juhtida inimesi, kuidas süsteemselt motiveerida inimesi. Et väga palju põnevaid mõtteid olen mina sellest raamatust saanud. Kohe kindlasti leiad ka sina seal mõni ja mõned väga põnevad mõtted, mida saab ka kohe kasutama hakata. Et lugemisega on ju niimoodi, et teadmised, mida me ei ole ellu rakendanud, ei ole tegelikult mitte midagi väärt. See on oluline, on see, et me paneme kas või üks väike mõte, mida me oleme saanud kuskilt podcastist või raamatust, me kohe hakkame seda ka ellu rakendama. Nii, oleme jõudnud kolmanda raamatu soovituse juurde. Meie kolmas raamatu soovitus on The One Thing ehk siis üks asi, Kelleri raamat ja selles osas ma arvan, et see on hästi mitmetahuline ja väga põnev raamat, aga ma arvan, et ta annab täpselt sellel hetkel seda võib-olla, mida sul vaja on, et minu jaoks ta on hästi inspireeriv raamat võib-olla sellepärast, et ma ei ole mitte kunagi uskunud multitaskingusse. Et mina olen, kõik mu tuttavad teavad, selline suur listide fänn ja miks ma listide fänn olen nii tegelikult tööalaselt kui ka oma isiklikke unistusi täites, sest et tegelikult need suured ja olulised asjad alati ei karju. Ja meil on inimestena väga tihti selline komme, et on mugav teha selliseid kergeid ja lihtsaid asju, mis tähendab seda, et sellised suured ja väga olulised asjad tegelikult jäävadki pigem ootele. Aga
Keller siin võib-olla ei räägi sellest, et liste teha. Mina seda loomulikult oma huvist nägin, sellepärast et tema räägib hoopis doominotest, aga need doominod minu jaoks on täpselt samasugused nagu listid. Et siin raamatus ta räägib, et kuidas nagu ühe pisikese doominoga, kui sa selle ükshaaval need doominod paned tööle, kuidas sa siis lõpuks suudad Eiffeli torni kõrguse doomino ka pikali lükata ja täpselt nii, et sa teedki üks asi korraga. Täpselt nii, nagu me tegelikult räägime ju ka enda koolitustel ja veebiakadeemias, et kui sa teed pisikesi asju, aga järjepidevalt ja paned need doominod õigesse ritta, siis tegelikult sa suudad saavutada väga suuri asju. Nii et minu jaoks hästi inspireeriv raamat ja kindlasti soovitan teil ka seda lugeda. Ja tõesti nõus ja ma arvan, et see on hästi oluline mõte, et kui me räägime väga palju sellest, et eesmärgid peaksid olema suured ja unistama peaks suurelt, aga seal on üks probleem, täpselt sama probleem, mis juhtub inimestega, kes annavad uue aasta lubadusena näiteks minna jõusaali ja kohe iga päev ja tund aega trenni, aga mis juhtub, et see motivatsioon väga kiiresti saab otsa, et soovitakse ka siis, kui me räägime näiteks harjumuste muutmisest või uute harjumuste omandamisest, et alustadagi täitsa pisikestest sammudest, et mitte nagu kohe ja 100%, vaid hakata vaikselt minema, et kui ei ole aega tund aega ja iga päev, siis tee kas või 5 minutit, siis kui oled nädal aega 5 minutit teinud, siis hakkad 10 minutit tegema, et nii trendiga kui ka raamatute lugemisega kui ka persoonibrändinguga on tegelikult täpselt sama asi, et see raamat on kindlasti väga hea ka selliste nagu harjumuste nagu loomiseks ja inspireeriv kohe kindlasti. Ja meil tegelikult ei mahtunud siia rohkem kui 10, sest et me mõtlesime, et muidu me lihtsalt seda laivi teeme väga kaua, aga siia juurde lihtsalt nagu niimoodi sutsaks, et tegelikult, mis meile siia ei mahtunud on ja harjumustest ja üldse nii-öelda motivatsioonist väga hea raamat on tegelikult see Robin Sharma Kella 5 klubi on ju, mis on ka hea, et lihtsalt ei mahtu meie siia listi. Ja meil on olnud ju live erinevatest harjumustest ja väikestest sammudest, et otsige YouTube'ist üles brändnimaga Sina laivid, üks esimestest laividest, ma arvan, me saame pärast panna ka lingi, kus me räägime just sellest, et kuidas väikeste sammudega suurte eesmärkideni jõuda ja seal me jagame ka rohkem raamatusoovitusi just sellel teemal. Aga 4. hästi põnev ja hästi hea raamat on Tim Ferrise Titaanide tööriistad ja hoiatusraamat on meeletult paks, raamat on üle 1086 lehekülge, aga see on tõepoolest täis erinevaid põnevaid mõtteid ja inspiratsiooni ja ka praktilisi tööriistu maailma kõige edukamatelt inimestelt väga erinevatest valdkondadest. Ja seda raamatut on võimalik lugeda algusest lõpuni või lõpust alguseni või siis võtta konkreetsed teemad ette või siis võtta just neid inimesi, kes sinu jaoks on inspireerivad ja teada saada, kuidas nad on toiminud, mismoodi nad mõtlevad ja kusjuures Tim Ferriss on ju väga hea persoonibrändi näide. Ta on üles ehitanud paljuski oma persoonibrändi just sellele, et ta on teinud intervjuud ja teinud podcasti teiste edukate inimestega ja see on kindlasti väga hea strateegia, mida igaüks erinevatest valdkondadest saab ka kasutusele võtta, eriti kui sa näiteks alustad ja sulle tundub, et sul endal teadmisi ei ole piisavalt, siis see on väga hea nipp. Hakka suhtlema oma alaekspertidega, et see, et sa nende käest olulisi küsimusi küsid, sa lood väärtust enda jälgijatele, sa kasvatad enda teadmiste pagasi, aga sa kasvatadki tänu sellele, et sinu kõrval on väga palju oma alaeksperte, sa kasvatad ka enda persoonibrändi ja persoonibrändi autoriteeti. Et kindlasti loe seda raamatut läbi ja võtta seda nippi ka kasutusele.
ja lisaks Tim Ferrisele ma ütleks, et väga hea persoonibränd on tegelikult ka Marie Forleo. Ja see on võib-olla selline natukene kergem lugemine, et tal ei ole nagu nii palju võib-olla sellist tehnilist sisu, aga ta on väga heaks inspiratsiooniks ja ka tema nagu sellise ettevõtjana kindlasti, kui te jälgite, mida tema teeb oma sotsiaalmeediakanalites, et on ka väga inspireeriv ja miks ma selle täna siin välja toon ja miks me arutasime ja ta sobis siia 10 raamatu listi, on see, et mida tema ka väga rõhutab ja mida meie ka alati oleme rõhutanud, ongi see, et kunagi tegelikult ei ole seda õiget aega, et sa pead lihtsalt alustama, sa pead alustama ka siis, kui sa ei ole veel valmis, vaid sa õpidki selle teekonna jooksul. Ja mida mina ka väga usun, on see, et kõik ongi võimalik, noh, kui tema ütleb, eks ole, välja mõeldav, aga tegelikult see on sama, et täpselt seda, mida sa usud, täpselt nii palju ongi võimalik. Et need on nagu need põhilised asjad, et noh, loomulikult siin raamatus on samamoodi kirjutatud tema tööalastest õnnestumistest, tema sellistest nippidest ja igasugustest soovitustest, aga tema hästi suureks inspiratsiooniks oli sarnaselt siis Barbara Corcoranile tegelikult tema ema, et kes siis pidevalt talle sisendas, et kõik ongi välja mõeldav ja kõigega ongi võimalik hakkama saada, et mis sellise võib-olla mõttemustrina on hästi oluline, kas sa siis tegeled ettevõtlusega või tahad midagi alustada või ka nii-öelda töötad kuskil, et see on selline asi, mis annab sulle tegelikult hästi palju energiat ja jõudu, kui sa sellesse usud, nii et kõik see, mida sa usud, ongi tegelikult võimalik. Ja siit jõuamegi väga põneva raamatu juurde, mis räägibki sellest, et kui oluline on sinu alateadvus, kui oluline on see, mida sa ise mõtled, millised on sinu mõttemustrid ja soovitan väga lugeda sellist raamatut nagu Alateadvuse jõud. Joseph Murphy on selle raamatu autor, The Power of Subconscious Mind ja ta räägib sellest, et tegelikult meil elus on kõik võimalik siis, kui me saame aru, mismoodi meie aju toimib, et me elame ju sellises väga kiires maailmas ja enamus meie elust, üle 90% oma igapäevasest elust me tegelikult läbime täiesti autopiloodil, et kui sa mõtled selle peale, et kuidas me mingeid otsuseid teeme, siis enamus nendest otsustest on juba meil alateadvusse sisse programmeeritud ja tihti need käitumismustrid ja käitumismallid, mida me täiskasvanuna kasutame, need on väikeste tüdrukute ja poiste omad, et mul endal on laps praegu 5-aastane, et ma näen, et kuidas ta võtab lihtsalt imeb sisse kõike, mida ta ümber näeb, mida teevad, mitte ei räägi, vaid mida teevad vanemad, kuidas käituvad inimesed tema ümber ja see tegelikult programmeerib nii-öelda tema sellist edasist elu ja käitumismustreid ja kui me oleme teadlikud sellest, siis meil on võimalik neid mustreid muuta, meil on võimalik teistmoodi elu näha, meil on võimalik näha ka uusi võimalusi, et kindlasti on väga-väga inspireeriv ja põnev raamat, mis aitab meil paremini aru saada jällegi iseendast ja kuidas me inimestena toimime. Nii, aga jõuame 7. raamatu juurde ja selle nimi on Eelveenmine ja selle 7. raamatu, miks me selle võtsime teile võib-olla soovituseks, räägib ka tegelikult sellest, et kuidas meie aju töötab ja kus on väga palju ka selliseid põnevaid uuringuid tegelikult, millele kogu see raamat siis tugineb. Aga miks ta on oluline või miks ta on kasulik, et nii nagu tänapäeval on, et infot tuleb ju igast kanalist ja väga palju ja me saame nii palju erinevaid sõnumeid terve päeva jooksul, et kuidagi siis nende
sõnumite hulgast silma jääda, et on see siis su enda persoonibränd, on see su ettevõtte bränd, on see mingisugune müügi- või turundussõnum, on see üleüldse mingisugune sõnum, et see ei ole tänapäeval enam väga lihtne, aga siin on mõned sellised huvitavad nipid, et milliste siis tehnikatega on võimalik natukenegi rohkem võib-olla silma hakata, veenda, ka sellise eelveenmisega tegeleda, et kindlasti selline raamat, mida tänapäeval julgeme soovitada, saab kasutada turunduses, saab kasutada igapäevaelus, saab kasutada sotsiaalmeedia võtmes, et neid kasutusvõimalusi selle raamatu puhul on väga-väga palju, soovitame. Ja Cialdini tegelikult on minu absoluutne lemmik ja ma soovitan, kui sa ei ole lugenud veel, siis loe kindlasti ka tema teist raamatut mõjutamispsühholoogiast. See raamat on juba päris vana, aga kõik põhimõtted, millest ta räägib, kehtivad tänapäeval, kehtivad sotsiaalmeedias, ilmselt on veel rohkem nähtavad ka turunduses ja reklaamis ja müügis, et see on selline alustav ettevõtja üks raamat kindlasti. Veel üks väga põnev raamat, mida me kindlasti soovitame teile lugeda, on The Power of Moments ja see raamat tegelikult räägib sellest, et kuidas me inimestena tajume erinevaid sündmusi, mis meie elus toimuvad, aga kuidas on võimalik ka ettevõtetel selliseid väga olulisi ja tähendusrikkaid sündmusi klientide elus orkestreerida, kuidas teha niimoodi, et inimene, kes tuleb näiteks sinu salongi või tuleb sinu koolitusele või ostab sinu toodet, et kuidas siis luua sellist ja süsteemselt luua sellist kogemust, et ta saab sellist vau-efekti, et kindlasti väga-väga põnev raamat, mis räägib väga paljudest erinevatest näidetest, et kuidas seda edukalt teha. Ja siis loomulikult me ei saa üle ega ümber Simon Sinekist, ka minu täielik lemmik. Põhimõtteliselt võiksin soovitada kõiki raamatuid, mida ta kirjutanud on, samamoodi erinevaid podcaste, erinevaid TED Talke, et otsige üles, et inspiratsiooni saab temalt hästi palju ja igalt poolt ja loomulikult ta on ka väga tugev persoonibränd ise. Aga miks me selle endiselt välja toome, on see, et tegelikult sellest küsimusest why, miks algabki kõik, et nagu nii oma isiklikus elus kui tegelikult ka tööalaselt, et miks me teeme mingeid asju täpselt nii nagu mul 4-5-aastane poeg, kes kõikide asjade peale küsib, et miks, et tegelikult me ei tohiks seda küsimust mitte kunagi ära unustada, vaid kirjutadagi see suurelt igale poole, kuhu on võimalik ja pidevalt küsida, et miks me teeme seda, miks me seda täpselt nii teeme ja nii palju mikse, kui üldse on võimalik välja mõelda, et ilma sellele suurele küsimusele vastamata sellist energiat ja powerit asjade tegemiseks taha saada on väga raske, sellepärast et sa pead tegema asju ikkagi kirega ja see kirg on väga palju seotud selle miksiga. Nii et kui sa ei ole seda raamatut lugenud, siis see on küll täiesti kohustuslik kirjandus. Ja see miks on tõepoolest hästi oluline, sest see annab sulle sellist võiks öelda elu mõtet, aga kas seletab sulle, miks sa oled tegelikult terve oma elu jooksul teinud just neid valikuid, nagu sa oled teinud? Ja kusjuures tegelikult, mis selle miksiga veel on, ta teeb tegelikult ka erinevad valikud hästi lihtsaks, sest kui sa tead seda vastust oma miksile, siis sa oskad, kui sul on, ma ei tea, 5 erinevat valikut ja sa ei suuda valida, et ma ei tea, kas minna oma ettevõttega sinna 2., 3., 4. suunda, siis kui sa korraks selle miksi küsimuse peale mõtled,
teed väga lihtsalt selle otsuse ära. Ja selle miksi puhul on, kui me räägime turundusest, kui me räägime müügist, kui me räägime persooni brändingust, siis just see miks aitab teistel inimestel paremini meiega samastuda, sest nagu Simon Sinek oma raamatus räägib, see miks tegelikult tuleb sul seestpoolt, see kõnetab teisi inimesi, kõnetab neid mitte pea, vaid südame tasandil ja võib-olla sellepärast seda ongi nii keeruline üles leida ja sõnadesse panna, sest meie aju ja süda vahest ei ole nagu omavahel heas tasakaalus, aga kindlasti tasub seda raamatut läbi lugeda ja oma miksiga tegeleda ja seda üles leida. Leida üles, siis kindlasti jagada ka meiega, et seda on väga põnev ja inspireeriv kuulata, et mis on siis erinevate inimeste miksid. Ja meil ongi tegelikult see top 10 on täis, viimane raamat on veel, see raamat on Winning from Within ehk siis võitmine seespoolt ja seda on kirjutanud Erika Fox ja ta räägib jällegi väga palju sellest, et kuidas meie toimime seespoolt, mismoodi me erinevates olukordades reageerime ja kuidas sellised sisse töötatud strateegiad väga tihti takistavad meil. Ta räägib sellest, et meil inimestena on tavaliselt olemas sellist 4 erinevat rolli, kuidas me suhtleme inimestega, kuidas me asju lahendame. On olemas selline dreamer või selline unistaja roll, kes mõtleb siis igasuguseid suuri asju välja ja visionäärid on tavaliselt selles rollis. Siis on selline lover ehk siis armastaja roll, mis aitab meil paremini teiste inimestega kontakti saada, aitab meil suhteid arendada. Siis on selline võitleja, warrior, nagu ta nimetab, mis aitab meil asju käivitada, aitab meil asju ka lõpuni viia ja siis on veel 4, mis on mul on meelest läinud, mis asi see oli, aga nagu oluline on tegelikult see, et thinker, 4 oli thinker ehk siis see inimene, inimene meie sees, see 4 inimene sellise meie sisemise nõukogu laua taga, kes aitab meil otsuseid vastu võtta. Ja oluline on see, et kõik need erinevad tegelased meie peas töötaks koos ja me ise valiks, et mis olukorras, mis strateegiat me kasutusele võtame, sest igal sellel meie peas eksisteerival tegelasel on erinev strateegia ja erinevad ka valjundid sellel tegevusel, mida me teeme. Ja kui me suudame võtta sellist oma elu juhi rolli, ehk siis me ei lase lihtsalt enda emotsioonidel ja ei lase lihtsalt meie sellistel programmidel ja mustritel ennast juhtida, vaid ise vaatleme, et mis olukord on, et mis strateegiat peaks kasutusele võtma, siis me saamegi erinevates olukordades reageerida vastavalt siis sellele, et mis on selline kõige parim strateegia nii meie enda jaoks kui ka teiste jaoks. Et see on kindlasti ka väga põnev raamat, mis annab ka väga häid praktilisi tööriistu, et kuidas siis aru saada, et mis strateegiat parasjagu sina kõige rohkem kasutate, kus on selline performance gap ehk siis selline koht, mis ei lase sulle olla 100% produktiivne. Et ma seda raamatut väga-väga soovitan. Ja kui me räägime veel erinevatest raamatutest ja soovitustest, siis ma kindlasti tahaks tuua välja ka sellist väga levinud argumenti, mida ma tean, et nii mõnigi minu sõbranna, aga naised, kellel on väiksed lapsed, väga tihti toovad esile, et mul ei ole aega lugeda.
Ja ma tõesti saan aru sellest, mida sa võib-olla mõtled, mul ka ei ole aega lugeda, aga siis, kui mulle sündis laps, siis mina leidsin enda jaoks sellist lihtsat häkki, et nüüd ma läksin peaaegu 100% üle digiraamatutele ja alla laadisin endale sellist toredat äppi nagu Script. Ma väga soovitan seda. Põhimõtteliselt praktiliselt kõik maailma raamatud on väikse kuutasu eest on sul telefonist olemas ja selle asemel, et siis, kui sul vaba hetk on, et laps mängib või väikse lapsega jalutad ja selle asemel, et avada Facebooki või Instagrami, siis mina hakkasin lugema raamatuid ja see on tegelikult väga hea viis, kuidas ka siis, kui sul aega ei ole, tegelikult leida võimalust ja lugeda ja täiendada ennast. Ja juba tõin välja, et teine väga hea võimalus on selleks audioraamatud. Ja, et minul tegelikult ongi, minu häkk on see, et mulle niimoodi meeldib neid päris raamatuid lugeda, et mulle väga-väga meeldib, et kuna mul on ise nagu selline visuaalne mälu, et siis see on alati minu jaoks kõige parem variant. Aga kuna ka see aeg on selline ressurss, mida ei ole alati nii palju, kui sa tahad, aga sa tahaks ju kõik need asjad ära teha, mida sa endale ette oled võtnud ja mida sa unistad, et siis minu häkk on see, et mina kasutan sellist äppi nagu Blinkist, mis on siis ka, kus on hästi-hästi palju erinevaid raamatuid, kus on tehtud sellised lühikesed kokkuvõtted nendest raamatutest audioversioonis 20–25 minutit, mis tähendab seda, et sa ka trenni aja jooksul jõuad isegi mitu raamatut läbi lugeda, teinekord 3 tükki lausa. Ja kui on mõni selline raamat, mis mulle tõeliselt silma ja meelde jääb, et siis ma ikkagi võtan ta paberil ka veel ette ja täispikkuses, aga see on selles mõttes nagu selline hästi hea sissejuhatus ja sa saad väga paljudest teemadest ja väga paljudest siis autoritest sellised korralikult lühikokkuvõtted. Nii et võtke kasutusele need meie nipid, nii et kõigepealt need häkid, siis, eks ole, mis me alguses rääkisime, et eesmärgid kõigepealt selgeks, et mida te üldse saate, tahate järgmiselt aastalt, issand, paar päeva on jäänud, on ju, seda aastat veel, et kõik need asjad, mida te kirja panete, et need reeglina ikkagi lähevad täide. Te muidugi peate neid midagi veel ette võtma, aga juba see, et te kirja panete, juba on väga suur asi. Nii et alustage ka nende listidega, need nagu tõeliselt töötavad. Ja üks väga hea võimalus, kuidas endasse ja enda plaanidesse selgusele jõuda, kui sa ei ole veel meie raamatut läbi töötanud ja ma rõhutan, et meie raamat ei ole selline kerge lugemine, nagu väga paljud meie lugejad on öelnud, vaid see tõesti sisaldab hästi palju küsimusi, mis panevad sind mõtlema, sind mõtlema sinu jaoks olulistel teemadel ja otsima enda seest eelkõige vastuseid. Ehk siis, kui sa ei ole raamatut nii väga sina veel lugenud, siis pikad jõulupühad on kindlasti väga hea võimalus sellega alustada. Absoluutselt. Nii et suured tänud teile selle aasta eest, et ma tean, et meil on väga palju selliseid püsivaatajaid ja püsikuulajaid, et parimad tervitused teile selle lõppeva aasta puhul ja teistele tõesti me soovime, et pange oma eesmärgid kõik kirja ja siis alustage kohe jaanuaris nende pisikeste doominoklotsidega, kuni siis aasta lõpuks lükkate selle tõsiselt suure klotsi pikali. Ja me soovime teile, ei tea, kas soovida rahulikke, ilmselt see aasta tulevad rahulikud jõulud, aga jällegi on see väga hea võimalus, kuidas rohkem lugeda, rohkem aega perega veeta, rohkem aega iseendale pühendada, et uuel aastal juba täistuuridel siis minna ja tegeleda nende dominoklotsidega. Ja ma arvan, et see aasta kindlasti ei olnud selline, nagu me võib-olla olime eelmisel
eelmine detsember ette kujutanud, aga ma arvan, et see aasta näitas väga paljudele, et võimalused on olemas igas olukorras ja väga oluline on see, et kas sa arvad, et kõik on võimalik või sa arvad, et kõik on võimatu, sest tegelikult mõlemat pidi on sul õigus ja valik on alati sinul. Ja, nii et imeilusat õppevat aastat ja kõike head järgmiseks. Tšau! Tšau!